Tere 3. K-klass. Palun ava oma õpik lehekülgedelt 72 ja 73. Täna räägime sellest, kes on meie esivanemad. Igal perekonnal on oma lugu ja aarded. Mõni perekond tunneb hästi oma sugupuud, mõni vaid lähemaid pereliikmeid, nagu ema ja isa või vanaema ja vanaisa. Meil kõigil aga on oma perekonna ajalugu, olgu see pikk või lühike. Meie esivanemad võivad olla erinevatest rahvustest ja pärit kaugetelt maadelt. Neil võivad olla erilised nimed ja huvitavad mälestused. Meie esivanemad on üle elanud nii raskeid kui ka põnevaid sündmusi. Kui küsid oma vanavanematelt, milline oli nende lapsepõlv, on see sinu elust väga erinev. Üheks võimaluseks oma perekonna lugu rääkida on sugupuu. Nüüd kuula palun õpetaja Mairet ja uuri Mardi sugupuud. Sugupuu. Täna avab Mart jälle laeka. Seekord võtab ta välja punase paelaga seotud paberirulli. Põnevusega rullib ta selle lauale lahti. Puu, samasugune nagu kaheharuline tamm Järvesaarel. Ei, mitte päris. Sellel puul on Mardi esivanemate ja perekonnaliikmete nimed. See on vist sugupuu. Ta leiab kerge vaevaga enda, Anna, ema ja isa nimed. Johannes ja Anette on muidugi vanaisa ja vanaema. Mart uurib kaua ja huviga sugupuud, millel on tugev tüvi ja palju oksi. Tal on südames kuidagi hea tunne, et vanaisa on talle nii tähtsaid asju usaldanud. Sugupuu, klaasikild, puumuna. Ta tahaks nii väga vanaisa ja vanaemaga veel paljudest asjadest rääkida. Aga nüüd uurime koos natuke Mardi sugupuud. All tüvede juures näeme vanavanemaid. Vanaisa Jaanil ja vanaema Mallel oli 3 last. Isa Mihkel, onu Tõnis ja tädi Piret. Tädi Piret abiellus Priiduga ja neil sündis 2 last, Birgit ja Georg. Aga Mardi isa Mihkel abiellus Mardi ema Merikesega ja ka neil sündis 2 last, Mart ja väike Anna. Ja näed siin all ka mõnda küsimust. Näiteks, kes on Piret Mardile? Piret on Mardi tädi. Kes on Mart Johannesele? Johannesele on Mart lapselaps. Kes on Liina Tiinale? Liina ja Tiina on õed ja Silver on nende vend. Kindlasti on ka sinu perekonnal omad aarded ja oma ajalugu. Ja sellest räägimegi edaspidi.